Tere! Täna on meil saates külaliseks Kuldar Aas, kes on MKM-is Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siis andmehalduse programmi juht ja teemaks siis ongi võib-olla meil andmehaldus, andmemajandus ja vaatame, kuhu täpsemalt jutt viima hakkab. Tere Lauri, tere Kuldar! Tere Kristo, tere Kuldar! Tänud kutsumast! Tere Lauri, tere Kristo! Ma panen kohe ajama, et su ajalugu ütleb, et sa tegelesid digitaalarhiivindusega. Kas see on eestikeelne väljend andmete kohta või? See on tegelikult natukene laiem ja see on hea näide sellest, kuidas inimene satub hoopis valesse kohta oma elus. Et siin meil on ka täna inimesi, kes on Tartu Ülikooliga seotud ja teavad väga hästi sellist aadressi nagu Liivi 2. Nüüd omal ajal, kui ma ise veel Tartu Ülikoolis käisin ja seal majas võib-olla natuke liiga palju aega veetsin, siis ühel hetkel tekkis mõte, et natukene juba ülikoolis ka käidud, aga niimoodi stipi ja lihtsalt taskuraha eest kesklinna sõllet joomas käia on natukene nagu kallis, raha jääb väheks. Võiks kuskile tööle ka minna. Ja kuna ülikooli kõrvalt päris nagu sellist suurt, ma ei tea, Nortalisse või sellistesse firmadesse veel ei tahtnud minna tol hetkel veel veebmeediasse, et siis vaatasin, et äkki oleks mõni selline lihtsam, sõbralikum töökoht, kus liiga palju ei nõutaks ja kus saaks rahulikult paar aastat olla, nii kaua kuni ülikooli aeg läbi on. Ja kui ma nägin siis seal Liivi 2 teadete tahvlil kuulutust, et Liivi 4 otsitakse mingit digitegelast, siis sinna ma otsustasin minna. Liivi 4, nagu välja tuli, oli siis Eesti Rahvusarhiiv tol hetkel. Ja kuidagi läks ülikooli aeg mööda ja pärast mõned 10 aastad veel ja leidsin ennast endiselt veel seal samas töötamas. Et tegelikult nagu lõpuks välja tuli, mullegi üllatuslikult, oli see, et see, mille peale mõtleb tavapärane IT-mees, kuidas me teeksime kõige parema tänasel päeval kasuliku lahenduse, on lõpuks ainult pool võrrandit. Eriti kui me räägime riigisektorist, aga ka suuremates ettevõtetes on küsimus ju selles, et mis me nende andmetega pärast teeme. Jah, me tekitame jube palju digitaalset teavet, kas see on meil olemas ja hästi leitav ja kasutav 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 50 aasta pärast. Ja see oli siis juba aastal 2002, kui ma sinna läksin. Eesti digiriik oli tol hetkel, ütleme pigem veel tagantjärgi vaadates lapsekingades, aga siis olin mina üks nendest esimestest inimestest, kes just nende küsimuste peale hakkas mõtlema. Et jah, me kogume jube palju digiinfot rahvastikuregistrisse, tervise infosüsteemi. Kas me tahame, et see info oleks minu surmani kätte saada? Pärast surma veel 30 aastat. Mida me selleks peame tegema, et see tänapäevane info siis oleks 50 aasta pärast kasutatav? Ja lõpuks tõdemus läbi kogu selle töö oli see, et digitaalarhiivindus ja andmete nii-öelda päästmine tulevaste põlvede jaoks on jube lihtne. Kui sul on need kõige elementaarsemad haldustegevused tehtud juba andmete loomise ajal. Kui sa oled andmete loomisel mõelnud selle peale, et mis on andmete kvaliteet, mis on see andmete sisu, korraliku mudeli valmis teinud, need andmed korralikult ära kirjeldanud, siis see arhiveerimine on nagu mega lihtne. Et sa võtad need andmed koos oma kirjelduste, oma quality statementidega, paned arhiivi ja seal nad siis seisavad nii kaua, kuni vaja on. Kahetsusväärsel kombel väga palju ei ole neid arendajaid ja asutusi, kes selle algse andmete halduse alla võtmise peale mõtleks. Ja siis oli, et siis ma käisin kogu aeg siin MKM-i piinamas, et kuulge, et meil arhiivis on jube keeruline tööd teha, kui teie oma tööd ei tee. Käisin aasta, käisin 2, käisin 3 ja siis lõpuks öeldi, et kaua sa ikka virised, tule meile tööle. Tee siis korda. Ja niimoodi ma lõpuks selle andmehalduse peale siin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ka jõudsin. Kuidas riigi mõistes see asi üldse käib? Et mul ei ole nagu suurel tasemel mõttemudeleid ka. Meil on XD, mingid andmed liiguvad mingi teenuste vahel. Need liiguvad ka erasektori vahel ja nii edasi. Aga riigil ju mingit keskset andmeladu ei ole. Ma ei oska sellest nagu mõelda, et keegi justkui teeb mingeid asju ja siis on need erinevad riigi IT-majad.
et, et kas siis MKM juhib seda keskselt või kas seal on üldse keskne juhtimine või seal on ka riigi infosüsteemide amet ja nagu palju selliseid asju, et kuidas sellest nagu suures pildis mõelda ja kuidas paigutub sinna see, mida sina teed? Ma arvan, et me võime siin rääkida riigist kui suurkorporatsioonist. Et meil on jah hästi palju neid erinevaid otsi, ütleme, et siis näiteks rahvastikuregister on üks office meil, teederegister on teine, tervise infosüsteem on kolmas, vastavalt siis need asutused ka seal juures. Aga me tahame, et meil üle kogu selle suure korporatsiooni andmed lõpuks liiguksid. Me tahame, et meil oleksid need baastõed, kõige fundamentaalsemad põhimõtted ja tehnoloogiad oleksid ühised. Samal ajal mitte liiga palju piiramata nende üksikute office'ite endi tegevusvabadust sõltuvalt nende töökultuurist ja eesmärkidest. Ja seega ka meie roll siin on umbes samasugune nagu selline keskkontoris ühes korporatsioonis. Et me üritame peamiselt ikkagi töötada nende standardite ja põhimõtetega. Mis on see, kuidas sa pead mõtlema, mis on see kõige olulisem nii-öelda selline nukleus või tuum, mis kõikide riigiasutuste tegevuses peab olema sama. Aga seda siis nii tehnoloogia vaatest, kus RIA on see peamine baasplatvormide pakkuja, kes ütlebki tehnilisel tasemel, mida tähendab koosvõime, mida tähendab andmevahetus ja tänasel päeval see tähendab seda, et sa oled XT-ga liidestunud ja sul on XT võimekas või XT võimeline infosüsteem endale üles seatud. Küberturvalisuse mõttes samamoodi, et selle asemel, et iga üksik riigiasutus mõtleb välja, mida tema siis küberturvalisuse osas peaks tegema, on meil siin minu naaberosakonnas ka inimesed, kes ütlevad, et mida siis tähendab küberturvalisus riigi üleses vaates, mida peavad kõik riigiasutused tegema. Et see on suuresti selline koordineeriv ja juhendav hästi palju, kuigi omajagu sellist järelevalvet või nii-öelda rangemat nõuete kaudu suunamist on seal ka sees. Aga jah, see on see tüüpiline selline, ka standardiseerimises tüüpiline lähenemine. Reguleerida nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. Et samal ajal jah, väga selgelt me ei taha öelda ette Transpordiametile, kuidas teederegistrit tuleb pidada. Et pigem nagu selline mustakasti vaade, mis on see, mis sealt tuleb välja, mis on see, mis läheb igasse üksikusse infosüsteemi sisse, mis on need kõige olulisemad minimaalsed koostoime põhimõtted, mida nad peavad järgima. Ja sealt edasi siis iga asutus ja iga infosüsteem siis tegutseb juba iseseisvalt. Kas see, mida tehakse, tuleneb põhiliselt nendest seadustest, mis määravad, et millised registrid peavad olema ja kuidas neid peab pidama? Või kui palju seal nagu loominguvabadust on või leiutamisvabadust, et Vabadust on päris palju, et üks asi on see, et seadusi, ka loomulikult, mis on üks ministeeriumi ülesanne, ongi see nende samade seaduste ja määruste kirjutamine. Et kui me näeme, et kuskil ikkagi ilma seaduseks valatud kokkulepeteta enam hakkama ei saa, siis tuleb see seadus või määrus ka valmis teha. Euroopa Liidus loomulikult see ei ole niisama lihtne, et kohati ka Euroopa Liit ütleb meile, et mis on need ühtsed nõuded, mida me kõik peame rakendama ja mida siis ka Eesti peab üle võtma. Et siin kõige selgemaks näiteks on üks asi näiteks andmete vaatest, mis erasektorile nii oluline ei ole. Aga Euroopa Liit on väga selgelt öelnud, et kõik Euroopa Liidu riigid peavad kirjeldama ära oma andmed, defineerima need, mis ei ole siis piiratud, mis on avaandmed ja tegema need ka kättesaadavad. Et see ei ole ainult Eesti nõue, et kui te olete kuulnud siia näinud Eesti avaandmete teabepäevat, vaid see ongi üks nõue, mis tuleb siis Euroopa Liidust. Ja mis lõppkokkuvõttes on ka mõistlik, et kui avalikku raha on andmete kogumisele ja haldamisele pandud, siis miks neid peaks jätma ainult ühe asutuse siseseks kasutuseks. Et võiks ikka olla võimalikult laialt välja paisatud. Aga neid nõudeid nii küberturbes kui mujal on veel ja veel. Nendest nõuetest kaugemale vaadates ikkagi see sama põhimõte kehtib, et võimalikult palju anda seda tegutsemisvabadust asutustele. Et me ei ütle isegi seda, kui palju peab Eesti riigis andmekogusid olema. Et see juriidiline struktuur või ülesehitus on niimoodi, et on teatud seadused, alates põhiseadusest kuni siis valdkondlike seadusteni, mis ütlevad, et jah, et meil Eesti riigis tegeletakse ühe või teise tegevusalaga.
ja selle tegevusala siis juhtimiseks või kontrollimiseks on erinevates ministeeriumites siis inimesed pluss siis ametid ja asutused. Näiteks PRIA või toidutervishoiuga tegelevad inimesed, kellele on antud selge roll, et jah, et teie peate nüüd valvama järele, et Eesti poodidesse jõudev toit oleks ohutu. Ehk siis, mis on sätestatud, on see riigi roll, mida riik peab tegema ja seda, kas ja kui palju kasutatakse selle ühe või teise rolli või funktsiooni täitmiseks infosüsteeme, on iga asutuse enda otsustada. Küll aga jah, kui ühel hetkel otsustatakse, et me tahame nüüd toidutervishoiu järelevalveks teha omaette infosüsteemi, siis ta peab vastama nendele ühtsetele tehnoloogilistele nõuetele, mida siis meie nii-öelda digiriigi poolt seame. Aga keegi ei ütle Eesti riigis ette, et kas ja kui palju üks või teine asutus peaks infosüsteemi tegema, kas ja kui palju ta peaks andmeid koguma, et seda nüüd otsustab igaüks ise oma tegevuse raames. Ja samamoodi see, et millises mahus seal kasutatakse innovatsiooni, tehisintellekti, kellelgi ei ole keeratud paberil töötada. Okei. Hiljuti tuli välja üks valge raamat. Et kas see on midagi sellist, mis kirjeldab siis ideaalset maailma või annab suunda kõigele sellele? Saad sa sellest lähemalt rääkida? Ka see valge raamat kui terminina ise tuli minu jaoks üllatus. Ma tegelikult ei tea, mille kohta öeldakse valge raamat. No valge raamat on jah pigem selline avaliku sektori žargu siin Eestis. Et valgete raamatutega väljendatakse ideid, mis ei ole päris sellised suured riigistrateegiad ja mis ei ole ka siis konkreetsed tegevuskavad, vaid mis jäävad siis nende kahe vahele. Et mõneti võib öelda, et jah, et me seal väljendame valges raamatus sellist ideaalset suunda, kuhu me Eesti riigina tahame liikuda. Samas reflekteerides seda natukene läbi sellise praktilisuse prisma ja üritades välja tuua neid konkreetsemaid tegevusi, mis me peame riigis tegema selleks, et nende suundadeni ja nende eesmärkideni jõuda. Ja suuresti on see ikkagi selline mõtteviisi juhtimise dokument ka, et see täpsemalt välja öeldes, et see, millele Lauri viitas, on siis Eesti riigi andmete ja tehisintellekti valge raamat, et tõesti NKM-i poole pealt siin paar nädalat tagasi see välja läks. Ja seal me oleme üritanud just visioneerida seda, et 2030 aastal, missugune on Eesti riik nii avaliku sektori vaatest kui ka erasektori vaatest ja mis on siis see tehisintellekti ja andmete roll selle ilusa visioonini jõudmisel. Et otse loomulikult me toome seal välja kõiki neid kasusid, mida me kõik oleme meediast ja igalt poolt mõnelt lugenud, et mitusada miljonit on võimalik kokku hoida, kui sa rakendad generatiivset tehisintellekti. Mitu miljardit annab sulle andmevormingute ühtlustamine mingi valdkonna üleselt ja sellest tulenev siis andmete vahetamine edasi. Aga mitte ainult siis seda suurt kasu ja ilusat pilti maalida, aga ka seal all me oleme üritanud lahti rääkida, et mis on need konkreetsemad tegevused, mis me peame ära tegema selleks, et selle kasvuni jõuda. Aga selle põhjal omakorda siis, jah, et kes tahab veel meie veebilehtedel kaevata, on ka konkreetsemad tegevuskavad, kus me siis juba räägime, et mis me siis reaalselt teemegi järgmisel aastal või kahel. Kogu selle visiooni nii-öelda üks osa on siis ka tegelikult andmehaldus, eks ole, mis jääb siis põhimõtteliselt sinu valdkonda, sest kui andmed ei ole korras või me ei tea, mis andmetega me tegeleme, siis on väga raske mingeid andmepõhiseid lahendusi või ka tehisintellekti sinna peale rakendada, eks ole. Aga kui palju, sa ütlesid, et ministeeriumi poole pealt te annate nagu üpris vabad käed, et teil on need nõuded erinevatele asutustele, aga te midagi konkreetselt nii-öelda ei tee. Ma tean, et siin selle aasta jooksul vist Statistikaamet, kui ma õigesti mäletan, on siin Maksu- ja Tolliametiga koostöös avaldanud mingeid uudiseid, kuidas nad lahendavad andmehalduse probleeme ja Transpordiametiga, kellel olid seal mingid 70-kilomeetrised laevad kuskil kaardi peal, eks ole, ja 1 kuu vanused laevakaptenid. Et selliseid põnevaid probleeme eksisteerib, et kas te omalt poolt kuidagi jälgite siis ministeeriumis, et mis seisus see andmehaldus erinevates asutustes on, et kas te nagu suunate seda, et kuulge, et ongi Transpordiamet, et kuulge, me näeme, et teil on siin nagu mingi ebaregulaarsused või teil pigem nagu selline ülevaatlik pilt natukene
või kui palju teil on seda ülevaatlikku pilti nii-öelda? Siin esimene vastus on see, et ministeeriumi hea roll on olla ka allasutuste rahastaja. Et näiteks seesama Statistikaameti näide, et Statistikaametil oleks ressursid ja inimesed, kes saaksidki käia siis Transpordiametis, Statistikaametis ja igal pool mujal. Et see ongi üks osa, mis me oleme viimastel aastatel teinud, et 2022 rahastus Statistikaametile ja muuhulgas ka RIA-le leiti. Ja sellest ajast saadik ongi siis seal inimesed istunud ja tegelenud asutuste aitamisega. Et see on jah pigem nagu see näide sellest, et me üritame nagu seda maailma lükata soodsamas suunas, aga reaalselt siis lõpuks inimesed, kes reaalselt käivad ühe või teise andmekogu juures ja vaatavad sinna peale, mis on teie kvaliteediprobleemid, kuidas seda kirjeldust ja süsteemi paremini luua. Eesti näitel istuvad siis Statistikaametis. Nüüd sellist laiapõhjalisemat analüüsi, et mis on need konkreetsed kvaliteedikriteeriumid ja kvaliteediprobleemid ühes või teises andmekogus, seda me ei tee ja seda ma ka tegelikult ei pea päris hästi võimalikuks. Et fookus läheb ikkagi sellele, et me ise kui ka siis Statistikaamet üritame võimalikult palju koolitada asutusi, et mida tähendab andmekvaliteet, mis on need rollid, kes sul peaksid olemas olema, selleks, et sa suudaksid üldse andmekvaliteeti süsteemselt mõõta ja hallata. Ja mis ma nende andmekvaliteedi mõõtmise või andmete profileerimise tulemustega näiteks peale hakkan. Et siin see suur küsimus on selles, et nagu te ka ühes varasemas podcastis rääkisite, et andmekvaliteet sõltub lõpuks äri kontekstist. Et üks parimaid näiteid, mis ma ise olen kuulnud, on McDonaldsi siis keskkontori esindajalt. Inimene, kes on andmehaldusega tegelenud juba 40 aastat. Ja tema rääkis, et neil oli nagu andmekvaliteet oli ideaalselt korras. Iga siis selle branchi või siis restorani kohta oli kes siis andmebaasis kirjas. Kes seal on, kes seal töötab, kus kohas ta asub ja mis on tema aadress. Kõik oli nagu jube hea. Andmekvaliteet oli jube kõrge. Aga siis juhtus üks väikene selline tehnoloogiline muudatus, mis mõjutas oluliselt andmekvaliteeti. Tuli välja Google Maps. Ja millegipärast inimestel enam ei piisanud restorani asukohana sellest aadressist, eriti kui tegemist oli hüpermega suure kaubanduskeskusega Ameerikas, vaid inimesed tahtsid konkreetselt teada, kus kohas on siis see drive-in, kus kohas on see sissepääs selles suures, ruutkilomeetri suuruses kaubanduskeskusest, kus ta peaks ligi pääsema. Ja siis tegelikult, see on üks parimaid näiteid, mida mina olen kuulnud sellest, et andmekvaliteet lõpuks on kontekstuaalne. See sõltub sellest, kes on su kasutajad ja see andmekvaliteedi unel, mida ma olen tihti kuulnud, et me nüüd ütleme, et kas meie andmekvaliteet on 80, 90, 95%. Põhimõtteliselt ei ole saavutatav ja ei peaks olema eesmärk omaette. Eesmärk omaette peaks olema see, et sa tead, kes on sinu andmete kasutajad, mis on nende vajadused ja sa oled võimeline ka nende vajaduste muutumisel oma andmekvaliteedi reegleid muutma ja kogu seda andmekvaliteedi tagamise protsessi järjest uuendama edasi viima. Et see on näide sellistest tarkustest, mida me üritame meeleheitlikult siin avalikus sektoris kõikide avaliku sektori andmetega kokku puutuvate inimeste pähe viia, just tänu Statistikaametile ja ka teistele osapooltele, kes sellega siis suuresti põhitööna tegelevadki. Kas see baseerub mingitel arengumudelitel, maturity model, et mis aspektides, kus sa praegu oled, mis su praegune skoor on, mis need järgmised redelipulgad on, millised on need tegevused, kuidas sinna jõuda ja muud taolist. Või ühesõnaga, selles mõttes mind ennast huvitab ka, ma olen üht-teist neid maturity modeleid lugenud, aga ja need annavad tihtipeale sellise hea tausta, et teil on ka need olemas. Veel mitte, on õige vastus. Et siin võib taustaks öelda, et Eesti selline keskne avaliku sektori andmete juhtimine on küllaltki uus asi. Et iseenesest üllataval kombel, kuigi Eesti digiriik on ju üks eesrindlikumaid ja vanimaid maailmas, et siis sellist keskset rolli, kelle ülesandeks oleks tegeleda andmetega, ei olnud kuni aastani 2018.
ja kogu meie tiim, kus meil tänaseks on 10 inimest, kes tegelevad nii inimkesksusega kui andmehaldusega, kui andmete avalikustamisega, kui tehisintellektiga, see on sisuliselt eksisteerinud viimased 1-2 aastat. Et selle põhjendus, nii palju kui mina sellest aru saan, on see, et hästi palju ongi rõhk läinud tehnoloogiale. Me arendame valmis XT ja siis on kõik meie mured lahendatud andmevahetuses. Et mõelda selle peale, et aga mis on andmete kvaliteet, mis ma sinna XT-le saadan, kas ta tegelikult on kasutatav, kas ta kasutajatele on kasulik, kas inimesed suudavad need andmed üldse üles leida, mida läbi XT küsida ja nii edasi. Et need on jäänud pigem tahaplaanile, et me oleme lähtunud sellest, et tehnoloogia ja teenused on need 2 asja, need 2 pühalehma. Aga tänapäeval loomulikult koos tehisintellekti tekkega ja andmepõhise juhtimise kui teema esile kerkimisega ongi andmed ka lõpuks ometi siis jõudnud nii-öelda võrdsena tehnoloogia ja teenuste kõrvale. Aga kuna me alles 2021-2022 aastal oleme tõsisemalt tegelema hakanud, siis see tähendab, et esimesed paar aastat me oleme pigem keskendunud rohkem selle vundamendi või baasi ladumisele. Et siin andmekirjelduse juhised, mida üldse tähendab andmete kirjeldamine, andmete kaardistamine, andmekvaliteedi juhised ja põhimõtted. Et siin küll jah, Statistikaamet tegi otsa lahti juba 2020 aastal, aga viimasel paaril aastal me oleme neid nii-öelda valdkonna piibleid järjest täiendanud ja täpsustanud ja ka asutust piloteerinud. Et see on see juhendikirjutaja üks põhilisi küsimusi, et jah, tegin ilusa teoreetilise raamatu valmis, aga kas see praktikas tegelikult rakendatav ka on. Et oleme üritanud nendele küsimustele vastata. Ja nüüd eelmise aasta lõpus me leidsime, et jah, nüüd me oleme nii kaugel, et hakkame vaatama ka need küpsusmudeleid, et asutusi juhendada mitte ainult üksikute teemade osas, vaid üritada püüda seda vaadata, milline on see tervik, kus kohas mul on tervikuna. Et saadki võrrelda ka seda, et jah, et kirjeldamisega ma tegelen, kvaliteediga tegelen natukene vähem, aga kuidas mul juhtimisrežiim on? Kas mul juhtkonna toetus on olemas üldse oma andmete tegevustele? Kas keegi sealt äriomanikest ka räägib kaasa andmete osas või on see puhtalt selline tehniline tegevus? Mis on meie organisatsiooni andmekultuur kui selline? Et saada see suur pilt ette ja nii nagu avalikus sektoris ikka, et ega me seda ise ei hakanud tegema, vaid siis tegime suure europrojekti, mis ongi hetkel käimas ja suur lootus on, et järgmise aasta märts-aprill on meil siis olemas selline komplekt tööriistu, mis asutustel seda tervikut võiks aidata hallata. Et me oleme siis kohe valmis saamas sellise reference modeliga või näidismudeliga, et jah, meil on ideaalne andmepõhine asutus. Mis on need ideaalne komplekt rolli ja inimesi, kes seal kohal on? Mis on see tehnoloogia, mis sul peab paigas olema? Mis on need protsessid, mis sul paigas peavad olema? Et visualiseerida just seda lõppeesmärki, et jah, et võtab see meil aega 5 aastat või 10 aastat või 20 aastat, aga kuhu poole ma peaksin olema suundumas? Kui ma tahan saada tõsiselt läbinisti andmepõhiseks organisatsiooniks. Teine selle juures on checklist, mis võtabki selle pikema mudeli kokku lihtsa kontrollnimekirjana. See on tehtud, see ei ole tehtud, seda ma ei hakka kunagi tegema. Nii edasi, annab sulle realistlikuma vaate. Ja kolmas on siis selline väljendus läbi küpsusmudeli. Et kus sa mitte ainult vaadata seda rangelt, et mida ma olen teinud ja mida ma ei ole teinud, aga kui palju ma või millisel küpsustasemel ma ühe või teise teemaga tegelen. Et sa võid väga hästi öelda, et jah, et mul tegelen andmekvaliteediga. Mul eelmisel aastal üks tüüp kirjutas 2 reeglit valmis. Noh, jah, siis saad panna, et andmekvaliteedi osas reaktiivselt tegelen. Aga kas sa tahad edasi liikuda ka sinna, et mul on süsteemne protsess, keegi käib pidevalt kasutajate juures, küsib, mis on nende vajadused ja siis uuendab andmekvaliteedi reegleid. Et sealt olete see küpsusmudeli vahe, et kas ma olen aktiivne, reaktiivne või proaktiivne lõpuks. Et seda mõtte. Aga jah, pika jutu peale, et see kõik peaks olema järgmise aasta esimese kvartali lõpus, teise kvartali alguses valmis. Siis me hakkame jällegi vaatama, et kenad teoreetilised materjalid, kuidas nad tegelikult rakenduvad, käime asutusi mööda, üritame neid katsetada, loodame ka väga, et need ei ole ainult avaliku sektori jaoks kohaldatavad, vaid ka erasektori asutused, sest lõpuks andmeküpsus on andmeküpsus, vaat ei ole, kas sa oled Nortal või Transpordiamet. Ja
no ütleme, see optimistlik lootus on, et järgmise aasta lõpuks on need tööriistad ikkagi nii valmis ja praktikas testitud, et me saamegi neid laiemalt siis levitama hakata. Aga kellel huvi on, saab juba järgmise aasta alguses pilgu peale heita. On huvi, väga põnev. Kas sa vihjena võiksid öelda, et kust, kui te olete natukene töötanud nende küpsusmudelite kallal, et mis hetkest nii-öelda hakkab siis andmehaldus või mis need nagu täiesti esimesed sammud on ja võib-olla ka ei ole kunagi hea mitu küsimust ühte pookida, aga et kas sa näed nagu ministeeriumi vaatest, et on mingid riigiasutused, kes nagu üldse ei tegele hetkel andmehaldusega? Sa ei pea nimeliselt välja tooma, aga Ja, siin on nagu kaks võimalikku vastust. Üks on see, et kui me vaatame läbi küpsusmudelite prisma, siis me ei saa öelda, et ükski asutus ei tegeleks andmehaldusega, sest küpsusmudeli vaatest on juba tegelemine ka see, kui sa oledki reaktiivselt tegelemas. Ja kõik, kellel on andmed, siis tal on mingil, kas või kõige lihtsamal kujul Exceli tabelis on ehk ikkagi mingi dokumentatsioon nende andmete või andmebaasi kohta või vähemalt siis on Windows Exploreris mingi kataloogi puu üles ehitatud, mille pealkirjad ka kirjeldavad seda, mis seal sees on. Aga kui me räägime sellisest enam-vähem normaalsest andmehaldusest, et sul on ikkagi mingil esialgsel kujul oleks olemas ka selline protsess ja inimesed, kes selle eest vastutavad, siis neid on pigem tänasel päeval üle vähemuses. Et seda nii-öelda andmehaldusega või andmetega tegelemist muu töö käigus, oled sa siis kas mingi süsteemi omanik või arendaja, otse loomulikult tehakse. Aga see, kuhu meie tahame välja jõuda, on selline süsteemsus, et sul organisatsiooni üleselt või kas või siis suuremate andmekogude üleselt on need põhimõtted kokku lepitud ja tegevused kokku lepitud. Et siis me saame alles hakata rääkima ikkagi reaalselt sellest, et see kasu, et andmed on leitavad, andmed on kvaliteetsed või vähemalt andmekvaliteet on hinnatav kasutajate poolt, et see oleks siis võimalik ära tuua. Need küpsusmudelid, mida ma olen lugenud seal, tegelikult kõik paigutuvad sinna sisse, sellepärast, et esimene tase alati on see, et ei tegele. Nii-öelda mingi miinimumarvu punkte sa saad alati. No just, et see ongi see, et sa ei pea ennast halvasti tundma, et sa mitte midagi ei tee, kui sa küpsusmudelit täidad. Aga jah, et see küsimus lõpuks, mis sa pead endalt küsima, on see, et kas see on piisav. Et kas ja kusjuures mõne asutuse puhul võibki olla, et näiteks andmete hõive või andmete haldus, andmete hoiustamine võib olla väga lihtsal tasemel ja tal ei olegi rohkem vaja, sest tema peamine ülesanne ei ole mitte inimestelt ja ettevõtetelt andmeid koguda, vaid teha näiteks Statistikaameti andmete põhjal ise otsuseid. Tal on vaja ainult analüütikat, aga mitte andmete hoidmist ja haldamist. Aga seda peab siis lõpuks iga asutus ise otsustama, et mis on tema jaoks fookus ja mis tasemele ta tahab jõuda. Aga nii nagu küpsusmudelit ütleb, et sul ei ole sundi, et sa pead igal pool olema ideaalne. Mul on siit jätkuküsimus või seotud küsimus, et ma tean, et on tekkinud andmeanalüütiku ametikirjeldus vist eesti keeles või kutsestandard, eks. Ja mingid teised standardid on töös ka, et kas ja mil määral see on selle seni räägituga seotud? Otseselt. Et üks suur probleem, mis on olnud, ongi seesama, mille pärast me läksime seda referentsmudelit või näidismudelit tegema. Et sul on väga raske öelda inimestele, mida nad peavad tegema või millist inimest palkama, kui me ei ole kuskil ära öelnud, mida see, kas siis andmeanalüütik või andmeinsener või andmeteadlane või andmehaldur tegelikult tähendab, mida ta peaks tegema ja kus kohta ta siis organisatsioonis paigutub. Et rääkida terminites, millest keegi mitte midagi aru ei saa, on alati väga ohtlik ja libe tee. Et see tekitab rohkem lahkarvamusi ja arusaamatust kui selgust. Ja esimese sammuna, nagu öeldud, et jah, see nii-öelda tervikmudel, nimetada lihtsalt ära need rollid, on hea, aga seepärast me peamegi minema edasi ja natukene täpsemalt ka kirja panema, et keda me siis tegelikult mõtleme andmeanalüütiku all. Teine, mis on ka praegu tegemisel, on näiteks siis andmehaldur. Et mis on need täpsemad ülesanded, mis on need rollid ja just selle mõttega, et siis asutused ei pea ainult vaatama, et jah, ma panen välja kui töökuulutuse andmehaldur, sinna ühtegi detaili alla ei tule ja siis kes iganes tuleb ja väidab, et tema on andmehaldur, siis me võtame ta tööle ja hakkab tegema seda, mis ta ise tahab. Aga et kõikidel asutustel, ettevõtetel, kes tahavad siis süsteemselt andmetega tegelema hakata, nad näevad, et okei, andmeanalüütiku
20 põhilist tegevust, mida ta peab tegema ja vastavalt siis 20 põhilist oskust on sellised. Panen selle põhjal töökulutuse kokku ja saan ka omakorda hinnata, et kas siis see kandidaat, kes mul tuleb, vastab sellele kirjeldusele või mitte. Andmehalduri vaates samamoodi. Ja siin on küsimus alati, et kas ja kui palju rolle on vaja sellisel formaalsel kujul kokku leppida. Aga me just leidsime, et andmeanalüütika, andmehaldur on need, kes on vaja ja kus on kõige rohkem segadust meil Eesti riigis. Et ma ei tea, te olete ise ka vaadanud, et kui ikkagi andmearhitekti otsitakse 5 või 10 erinevas ettevõttes, kui palju need töökuulutused lõpuks kattuvad ja kas tegelikult ikka otsitakse andmearhitekti või mitte. Aga see on selline värske, mõneti uue valdkonna probleemid. Et selline sõnavara ja praktikate kokkuleppimine võtab aega. Aga keegi peab sellega pihta hakkama, eks me siis teeme. Kas seal on veel mingeid aspekte peale nende rollikirjelduste, selle sõnavara ja terminite kokkuleppimine? Tegevusmudelid ikkagi tooks ka eraldi välja. Et ka see tegevustele sisu andmine. Et väga palju on meil Eestis inimesi, kes ütlevad, et jah, et tagame andmekvaliteeti. Aga see sama arutelu, mis meil siin webinaris oli, podcastis oli ja mis teil varasemates podcastides oli ka, et mida see tegelikult tähendab. Et kas me suudame tagada absoluutset andmekvaliteeti või me ikkagi rõhume sellele, et me peame võtma selle andmekvaliteedi protsessi kontrolli alla. Et just selline ma ei tea, teistpidi võib sõnastada et realistlike ootuste seadmine. Mida üldse on võimalik teha ja kes siis on see roll või inimene, kes selle ühe või teise tegevusega tegeleb. Et samamoodi, et kas andmeanalüütik on andmeteadlane, kas andmeanalüütik peab olema samal ajal andmearhitekt või andmeinsener. Et see mitte ainult rollid, aga rollid alati koos siis konkreetsete tegevuste ja oskustega. On see terve pilt, mis meil on vaja lõpuks kokku saada. Enne kui me salvestama hakkasime, sa mainisid sellist terminit ka nagu andmemajandus. Mis see on? See on selline suur elevant keset tuba, kelle kohta keegi väristab seda tea, et kas ta tegelikult on element või kaamel või hoopis rott. Andmemajandus on, ütleme kõige lihtsamini öeldes, on see selline suur termin väga paljude asjade kohta. Et selle keskmes on just selline data products või andmetoote mõte. Et meil ei ole andmed mitte ainult teenuste pakkumiseks ja oma sisemiseks otstarbeks, vaid me vaatamegi andmeid kui vara, andmeid kui toodet, mida me pakume ka teistele. Aga sealt nüüd samm detailsemaks minnes, siis meil ongi hästi palju segadust. Et kes millistes valdkondades peaks seda andmemajanduse terminit ja andmete väljapakkumist kõige aktiivsemalt tegema, kellel võiks sellest kõige suurem kasu olla. Mis on need ärimudelid, mida me andmemajanduses kasutame, et kui me räägime, et me pakume andmeid kellelegi välja, mis eesmärgil? Kas puhtalt raha eest, et me teemegi siis Kaup24 või osta.ee andmete jaoks, et näete, mul on siin kliendi andmed, kui sa maksad 50 eurot, siis saad sellega. See on üks võimalik ärimudel, rääkimata siis praegu andmekaitse inspektsioonist ja sellest, et isikuandmete pakkumine nii viisakas ei ole. Aga seal kõrval on ka teisi ärimudeleid, et näiteks enamus selliseid töötavaid, pisevaid andmemajanduse ökosüsteemi, mis täna toimivad, on pigem ikkagi ühise kasu peal väljas. Koroona ajal oli kuulda, et autotööstusel oli päris raske. Logistika väga hästi ei liikunud, tarneahelad olid pooleks ja liinid seisid. Sellest tulenevalt üks esimesi selliseid töötavaid andmemajanduse ökosüsteemi, mis loodi, oligi Kesk-Euroopa autotootjate ja nende siis juppide tarnijate vahel, kus saidi kokku, lepiti kokku need ühised andmetooted ja vastavad siis andmemudelid seal taga, et jah, et see jupi product bus meie ökosüsteemis on täpselt selline. Lepiti kokku omavahel see andmete vahetamise alus, mis ei olegi siis raha eest, vaid see, et me vahetamegi andmeid sellepärast, et me saaksime kõik oma protsessid palju efektiivsemaks ja kiiremaks. Me saaksime jälgimise palju paremaks. Igaüks siis panustas selle ökosüsteemi loomisesse, kus sul loomulikult on vaja siis teadlased, kes ühised andmemudelid välja mõtlevad, mingit baasinfrat, mis seda andmevahetust tagab ja pandi asi tööle. Kõik on üliõnnelikud.
et see on täpselt samamoodi üks andmemajanduse juhtumeid. Mercedes või BMW oli vist see, podcasti kuulajatel palun mitte nüüd tsiteerida, kes ütles, et selline uue tarnija onboard imine tänu sellele andmemajanduse ökosüsteemile lühenes 2 aastalt 1,5 aastale. Et tänu sellele, et need põhimõtted on saavutatud, et see nii-öelda majanduslik kokkulepe osapoolte vahel on tehtud, siis tuleb uus tarnija, kes tahab pakkuda teise hinnaga või alternatiivset toodet senisele tarnijale. Varasemalt oli kogu aeg see probleem, et läheb jubedalt aega, kuni ta meie töövoogudesse sisse saab. Ja nüüd tänu siis sellele andmemajanduse vaatele, see läheb oluliselt kiiremini. Et see, jah, et pika jutu peale, mis on need ärimudelid, mis meil Eestis võiksid olulised olla? Ei saa ära unustada ka riigi rolli, et kui me räägime andmete vahetamisest ja sisuliselt siis ka andmete müümisest, siis mis on see kontroll, mis selle peale peaks olema? Et tarbijakaitse on meil ju olemas. Kas tarbijakaitse saab ka andmemajandusega hakkama ja andmetoodete müümisega? Kas meil oleks vaja kedagi natukene teise profiiliga, kes seda jälgib? Milline peab olema siis see andmekaitse roll seal samas sees, et need samad juhtumid, mis ma ise enne välja tõin, et võtab keegi oma kliendibaasi ja müüb maha, et seda tegelikult ei juhtuks ja seda ei saaks kunagi juhtuda ilma klientide nõusolekuta. Et seal seda mõtlemist, kuidas see andmemajandus Eesti vaatest lõpuks välja peaks nägema, niimoodi, et oleks kasulik kõikidele Eesti ettevõtetele ja aitaks sellest mõneti, nagu vahepeal öeldakse, et magavast tiigrist ka erasektori poole pealt üle saada. Et see on meil praegu algamas ja see on tõesti üks järgmiste aastate olulisemaid teemasid, millega me tahame tegeleda. Kas teil on sellest vaatest ka erasektoriga selline tihedam koostöö või kuidas see välja näeb, sest ma ei tea, minu vaade vähemalt on see, et riigisektor on väga oluline, aga see on selline tugiteenus, et erasektor peaks olema see, kust võib-olla rohkem see surve tuleks just andmemajanduse poolele, aga kuidas seda saavutada, sest see on nagu sa ütlesid, et kas see on elevant või hiirekene, et väga raske on näha ja see on natuke seotud nagu sotsiaalmeedia on üles ehitatud, et kui kedagi ei ole seal platvormil, miks mina sinna peaks minema, et kui mu sõpru ja tuttavaid seal ei ole, et kuidas need esimesed ettevõtted sinna üldse saada? Katsetame erinevaid meetodeid, et ma arvan, et isegi olete kuulnud, et näiteks siin see viimane asi, mis me suutsime välja mõelda, oli siis andmemajanduse ideekonkurss. Loodan, et mõnedki teie hulgast ka sinna panustavad oma ideedega. Et see oleks üks asi, kus me tahame pigem ka läbi sellise tunnustamise ja rahastamise toetada häid ideid, mis inimestel eelkõige just erasektorist oleks. Kuigi selle me otseselt piiri ei ole ette pannud, et kas ta on era- või avalik sektor. Üritame olla võimalikult objektiivsed ja hinnata sisu põhjal. Siis selline pidev läbirääkimine ka sellise ettevõtluse ja majandusarengu poolega meie vaatest, et siin on lihtsalt kuulajale selgituseks, et MKM on selline suur ministeerium, majandus-kommunikatsiooniministeerium, kus on nii digiriigi pool kui ka ettevõtluse pool. Ja puht nagu organisatsiooniliselt see, mis puudutab ettevõtlust ja majandusarengut, on siis eraldi osakonnas, aga sellest hoolimata me üritame nendega võimalikult palju läbi rääkida, et eelkõige need digiteerimistoetused, mis lähevad läbi ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse päris suures mahus siis erasektori poole. Et seal oleks võimalikult palju ka just rõhutatud sellist andmepõhisust ja süsteemset andmekasutust. Et kui sa tahad digiteerida, siis tänasel päeval ära ainult automatiseeri oma tootmisliini, vaid vaata ka seda, et kas sul need andurid on seal paigas, kas andmed jooksevad sealt anduritest välja, kas sul seal kõrval on dashboard, mis võimaldab sul ka neid andmeid piisavalt hästi hallata, seesama tarneahelate vaade. Kas sa ainult räägid läbi tarnijatega või sa digiteerid selle läbirääkimise ja tarnijate tarneahela jälgimise vaate? Kas sa kasutad andmeid selleks, et mingit predictive maintenance'i teha, et endal hoolduskulusid alla tuua? Ja sealt edasi, et mis me tahame uue teemana sisse tuua, on just seesama, et jah, sul on enda maja siseselt või enda ettevõtte siseselt on mingi hulk andmeid, mida sa lood ja mida sa haldad. Kas nende hulgas on midagi, mis võiks ka teistele kasulik olla? Kas ma saan need paketeerida selleks andmetooteks, mida ma teistele välja annan? Et siin üks parimaid näiteid võib-olla ongi siis Ülemiste City, mis on väga aktiivselt iseenda juurest neid andmeid kogunud, aga samal ajal mitte ainult enda anduritest,
vaid ka väga tõsiselt mõtleb selle peale, et mis on need andmed, mis me mujalt saame ja kas meil on endal andmeid, mida me saame teistele linnadele või kas või teistele Tallinna linnaosadele pakkuda. Et see üritame teha nii palju kui võimalik, aga kui kellelgi on veel häid ideid, et mida veel teha, siis otse loomulikult olen valmis ära kuulama. Aga võib-olla siis ma küsingi kokkuvõtteks, et mis kanalit pidi on hea ennast kõige sellega kursis hoida? Ja, esimene ja kõige lihtsam on see, et meil on domeen nimega kratit.ee. Et kes tahab, siis võib sinna minna, et seal me oleme üritanud, jah, mitte ainult siis krattide või tehisintellekti vaadet hoida, vaid ajapikku on sinna lisandunud ka kõik see, mis puudutab laiemalt kogu seda andmete valdkonda ja tehisintellekti valdkonda. Et seal on infot ja lugemist on kindlasti kõvasti, et alates tehisintellekti use case'id avalikus sektoris, erinevate ürituste, nende samade ideekonkursside ja muude selliste initsiatiivide info, häkatone meil lähiajal tulemas, aga näiteks siin eelmisel nädalavahetusel oli just keskkonnaandmete häkaton, kus loodetavasti ka paljud kuulajad osalesid. Et kogu see info peaks sealt välja tulema, just kratit.ee. Ja meeletult lugemist igasuguste juhiste ja dokumentide vaatest, et seesama valge raamat on ka samamoodi seal kratit.ee kättesaadavalt. YouTube'ist võite üles otsida kratit.ee kanali, et me oleme üritanud kõik üritused, mida me oleme teinud, et nii erinevad andmete valdkonna koolitusi, avaandmete foorumid, kratitreffid, võimalused ikkagi üles lindistada ja need lindistused avalikult välja panna, et ka inimesed, kes ei ole siis õigel hetkel infot saanud, ei ole õigel päeval saanud kohale tulla, oleks võimalik neil seda infot, seda räägitud siis järele kuulata ja vaadata. Et need on need peamised. Ja kui sellest väheks jääb, siis aadress andmed@nkm.ee on seal kõikidel veebilehtedel üleval. Ja kui on veel rohkem vaja soov teada, siis kirjutage joonistage. Hästi, tänud! Suur aitäh, Kuldar! Tänud kutsumast! Jõudu ja nägemist!